Kuidas võit tuli? Algusest kohe suht läks singli peale, siis läkski laiali. Siis oli mingi selline mitte väga raske osa. Üks hetk hakkas vihma sadama ja läks päris külmaks. Siis tundsin isegi, et näpud on ikka väga jahedad ja olin natukene käiguvahetusega kimpus ja ma kuulsin, et Peeter Tarvisel oli sama jama. Aga õnneks siis nagu see sadu läks ära, aga rada oli tegelikult juba märg lõpus. Et see tegi asja huvitavamaks. Et Peeter Tarvis korra jäi maha, aga siis me võtsime tempo alla ja ikkagi lõpuks jäi neljakesi sprindi peale. Et niimoodi on päris hea sõita, kui on tiimikaaslane ka. Et see oli väga äge. Aga finišit panite ka ausalt, eks ole? Ja, ausalt jah. Et ta tuli päris kõrvale mulle, et mul oli ka sprindis väike probleem, et kui ma alustasin, ma tõmbasin tegelikult klipi lahti. Aga õnneks ma sain selle kähku kinni ja midagi selle pärast tegemata ei jäänud. Võitis finišis tugevam jah, et vahefiniši ja mäefiniši me ütleme niimoodi kasutasime tiimitööd ära. On mingid konkreetsemaid plaane ka juba saad avaldada, mis sel aastal siin Eestis plaanis võita on? No nii palju saan öelda, et järgmine etapp Valga on plaanis ja sealt edasi ma veel ei oska öelda, et loodetavasti saan teha kaasa XCO meistrikad ja Graveli meistrikad. Jõudu! Aitäh! Palju õnne, Mari-Liis. Kirjelda palun, kuidas see võit täna tuli? Ma arvestas ilmaalusid, siis oli ikka väga raske. Et kuna enne starti päike paistis ja ma vaatasin ilmateadet, et ei tohiks nagu vihma sadama hakata, et siis läksin täis lühikeses ja peale 5 või 10 kilomeetrit siis ikka kahetsesin oma otsust, et ikka käed olid täiesti jääkülmad ja alles Palukülas sain endale jakiga peale ja jamasin seal kinda vahetamisega sõidu ajal, et selles mõttes nagu oli jamamist küll, aga kuidagi moodi ikka lõpuni jõudsin. Mis plaanid sul selleks hooajaks veel siin Eestis on? Ma ütlen ausalt, plaani ei ole paigas. See aasta vaatame jooksvalt, aga eks nii palju, kui ma Eestis nagu olen, et kindlasti käin maratonide stardis kohal. Provokatiivne küsimus ka. Kas võit tuli Võrru või Raplasse? Kuna ma viimased 4 aastat on Raplas elanud, siis peab vist juba tunnistama, et ikka Raplasse tuli, et kodu võitsis. Aitäh ja edu sulle! Aitäh! Kuidas oli rajal? Täna oli, mulle sobis hästi mõnus jahe oli. Võib-olla natuke näppudel oleks võinud soojamal last, et lõpuks ma ei tundnud enam ei mingeid heebleid ega käiguvahetust, aga rada oli piisavalt väljakutsuv. Oli mõnusad singleid, sai kihutada, sai ukerdada, lõpuks läks väga mudaseks, aga kõike kurmaanidele. Kas sellel hooajal on veel plaanis mõnest etapist osa võtta? Jaa, ma prooviks jõuda kõigile välja arvatud Elvasse, et siuke tihe hooaeg on. Väike kokkuvõte, kuidas sõit läks? Kui sa nagu oled umbes 6 aega rattaga sõitnud ja pool aastat ei ole sporti teinud ja oled hoopis vigastusega tegelenud, siis väga raskelt. Et täna kindlasti oli väga ekstreemne ka see, et kuskil enne juba poolt sõitu hakkas sadama sellist lund ja rahet ja keha jahtus täiesti maha, et see ei olnud just väga oodatud. See on kindlasti mul selle aasta eesmärk, et proovida saada nii-öelda uuesti sõbraks sellega, et ennast on vaja liigutada. Aga mõni etapp on siis veel plaanis?
Jaa, kindlasti, et kõikidel sõitudel, kus vähegi on võimalik osaleda, ma ikkagi kohal olen. Kuidas sõit läks ja mis võib-olla kõige keerulisem oli? Keerulisem. Start oli kõige keerulisem. Miks? Kõik panid. Ja siis seal edasi Kiavas mööda ei saa. Ja, ma olen ka nõus, et start oli kõige raskem, sellepärast et nii palju inimesi oli, hästi kitsas oli ja siis ei saanud mööda. Aga tegelikult oli rada mega lahe, et mul on mingi 2-aastane paus jäänud siin sarjas, et väga-väga lahe rada oli, sai kihutada, sai singleid ja sai vihma, sai muda ja sai meeskonnatööd teha. Koostöö oli mega hea. Koostöö oli meil täiega hea nagu, ja. Ma ei tea, mitu kilti me sõitsime. Ja. Tõmbasime täiega. Edasi-tagasi, singlitel mina, Maris, pikatel sirgedel. Ja, väga lahe oli.